Euroopa võitlusspordifestival 2026 toimub Tallinnas oktoobris ja minu kõrval on Sander Kaju, kellega mina räägin esimest korda. Kus sa oled olnud? Trennis. Terve aeg. Olen trenni pannud, jah. Samal ajal, kui teised poisid siin ja tüdrukud jutustavad, sina teed kõvasti trenni. No ikka ja, nagu praegu ka näha siin korralikult higistada saanud. Oled sa siis teistest kuidagi parem ka, tunned, et oled eest ära jooksnud, et nii tihedalt trenni teed? Ei tead, ma ütleks, meil trennis kõik on hästi tublid poisid ja kõigil tuhhi on, et selles mõttes on üllatavalt meeldiv siin. Palun räägi mulle oma teekonnast võitlusspordi juurde. Kuidas see juhtus? Tulid ise, vanemad käskisid, sõbrad vedasid? Ikka ise, vanemad pigem ei poolda, aga nagu nad vastu ka ei ole, et selles mõttes. Aga miks sa tulid? No juba väiksena, ütleme nii 12-aastaselt elasin Saaremaal ja siis ostsime sõpradega kamba peale 2 paari poksikindaid ja siis hakkasime üksteisega lammutama. Oli päris tore ja mõtlesin, et kuule, tahaks nagu seda asja edasi ajada, aga Saaremaal polnud MMA trenni. Ja siis 17 otsustasin oma tolleaegse naisega kolida Pärnu oma ette elama ja kohe sellest ajast saadik olen praktiliselt iga päev trenni pannud. Millal sa otsustasid, et sa ka võistled? Ei no, samal ajal kui ma otsustasin, et ma siia nagu üldse samal ajal 12-aastaselt ütleme. Et no, see eesmärk ongi võistelda, et no, mulle meeldib muidugi seda trenni niisama ka teha, aga no, see ikka seal puuri seina otsas seda võitu tähistada. See on ikka magus, see on magus, jah. Tekitab see sõltuvust ka? No ikka ja, et väheseid asju, mis mul igapäevaselt naeratuse näole toovad, aga see võitlussport on üks nendest. Läheme natukene selle võitlusspordi taha ka, et üks on see sama võidurõõm, on ju, see adrenaliin, see, et su pikk ja tohutu töö saab väärika punkti, kui sinu võidukäsi tõstetakse. Loomulikult see on väga magus ja see on rahuldust pakkuv. Aga mis on kõige selle taga? Mida on võitlussport su elus muutnud? No kindlasti on mind teinud tugevamaks nii vaimselt kui füüsiliselt, et igapäevane trenn on ja siuke, kui valmistud võistlusteks on 9-10 trenni nädalas, ega see lihtne pole. Siis kaalu võtmine, kõik need kokku, siis on füüsiliselt ja mentaalselt päris kurnav. Aga nendest üle saades siis iga korraga läheb aina tugevamaks. Räägime natuke kaotustest ka, sest võita on loomulikult magus, aga no võitlusspordis sa kas võidad või kaotad. Väga harva, kui kuulutatakse mingisugune muu tulemus ja siis iga rahvas saalis tihti vilistab ka. Aga kuidas sina kaotustega hakkama saad või kuidas sa vaatad teisi, ütleme, vanemaid, siis juba kogenenumaid võitlussportlasi ees? Võitlusspordi eripära on see, et kaotustesse suhtutakse kui õppetundidesse. Just kaotused annavad ainult tuhhi juurde. Selles mõttes ega kaotada tore ei ole, aga siiamaani peale igat kaotust olen kordades tugevamini tagasi tulnud. Et noh, kaotused on osa spordist. Räägi mulle, millised su tulevikuplaanid on? Edasi trenni panna, edasi võistelda. No, elu on üllatusi täis, et niimoodi kaugele tulevikku ma ei oska öelda. Lähitulevik on mul siin võistluskuu paari nädala pärast, valmistun nendeks. Toon sealt võidu koju, siis on Clash 5 ja rohkem ma ei teagi, elan niimoodi päev korraga, vaatame, mis eks aeg näitab. Ja sinu me muidugi leiame trennist. Ja, kindlasti trennist. Ütle siia lõpetuseks ka inimestele, miks peaks olema oktoobris võitlusspordi fännid ja nende sõbrad ja tuttavad ka kohal Unibet Arenal? Sest et tuleb väga karm lahing, alla ma ei anna, võitlen lõpuni välja.